taas, head saate kuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 5 võeti hästi vastu ja samuti laekus palju küsimusi. Nii et jätkame tehnokraatlike uudistega ja proovime koos ka vastused leida, nagu saate alguseski on näha. Kas siis varsti saame pururikkaks, kui hakkame fosforiiti kaevandama? Kas maailmas on inimkätega tehtud loodusele kurja, nii et loodus ei ole andestanud? Kas fosforiidi kaevandamist on maailmas ahnusega tehtud? Palun, Andres. Tervist, Eesti rahvas. Küsimused on väga vajalikud, päevakorralised. Ja kuna tehnokraat olen, siis hakkame jälle ajaloost minema. Ja tuletan uuesti meelde, nii nagu ma alati olen inimestele varem küttelt, mõistust ja tarkust olen soovinud. Enamuse käest olen riielda saanud, mis sul, kas ma olen rumal või ei ole, sellega ta näitab ennast kohe ära, millises asjas on. Ja teine asi siis on näha, kas selle inimesega, nagu Konfutsius ütleb, tasub üldse ühes ruumis olla, kui ta ei saa sinuga juttu ajada, ei ole, on igav, saab olla. Ja olen alati öelnud, aeg on konstantne. Nüüd on 1000 aastat või 100 aastat või 1 aasta läheb. Meie arvutame ühtepidi aega, teine usk arvutab teistpidi aega ja aeg on konstantne, aga inimesed on erinevad. Öeldakse, me oleme targemad. Ei ole, me hakkame nullist peale. Kui me sünnime, hakkame tähti õppima, siis edasi ema piimaga, mida me saame geeni, kas me oleme kiiremad, hakkajamad või oleme lojud, aga kui meid tambitakse kogu aeg lojuks, me jäämegi loju. Ja võtame lihtsa näite ka vana Rooma impeeriumist. Ta oli päris pikka aega, oli püsti seal, aga kui need roomlased kodanikud seal siis läksid lojuks ja laisaks, tellisid endale valvesse palgasõdurid, nagu meiegi siin võtame sõdurid appi, et kui sõda tuleb, et saame sealt midagi ja teiselt poolt neid mehi, aga ma võin tuua näite, ka oli nagu Nõukogude kroonus ka, mul oli väga hea läbisaamine selle roodu komandöriga, siis sai istuda ja teed juua ja malet mängides, ta küsis ka ühe korra lihtsalt siis, et mis sa arvad, kui nüüd sõda hakkab, ütlesin ära, et sõda kui hakkab, siis kõik lähevad koju, ega paar päeva on koos, kõik lähevad koju. Mis koju? Ta ütles, no ma ütlen niimoodi, et igal ühel me oleme siin eri rahvuste, kohe hakkab meelde tulema, kus ema, isa või lastega saab. Noh, ja ta oli täitsa nõus sellega. Nii, vot see on lihtsalt selline lugu, millest minna. Ja siis hakkame vaatama neid ära, just see kole värk, mis siin hakkab siin tulema. Sellest ongi see samane pool, võtame jällegi slaidid lahti, nii, ja vaatame nüüd, mis on. Nauru kohta oli küsimust, et hakkame kaevandama, aga kuna ma ütlesin teile juba siin enne ette ilusti ära, et ma vaatan ajalukku ja näete, see aasta on, mis aasta on, 2025, aga ma võtsin nüüd eelmise aasta lood ette, need pealkirjad on olemas. Kliimaminister ütleb, kriitiliste maavarade väärindamine tooks Eestile majanduskasu. 19. jaanuar 24 Postimees. Teine punkt, luubi all läheb lahti. Valitsus tellib fosforiidi tehase projekti. Nii et näete, tehast on siin mõne aja pärast püsti, kui projekt juba on. Nii, see on aasta tagasi, nüüd juuni, ei ole päris aastat. Ja kolmas punkt, näed, ütleb Eesti Energia juht. Eesti peaks mõtlema fosforiidi kaevandamise peale. 17. veebruar 24 Postimees. Ja nüüd panim teisse tulpa lihtsalt küsimused teie jaoks, et proovime läbi mõelda, järsku tuleb mõnel ka mõtteid ja küsida mõttes ka ja vastata, sest tehnokraatlik mõtlemine on ainus loodussäästlik mõtteviis. Te võite rääkida küll ükskõik millises parteis või
värgis olla rohelises, punases, sinises või midagi, aga see on lihtsalt koosluse värk. Ma toon lihtsa näite ka siia vahepeal. Ma olin Nõukogude Kroonus, olin rood, see oli, ma ei tea, 90-100 meest oli, ma olin üksinda eestlane. Ja seal olid neid punte küll igast rahvusest ja nad omavahel kogu aeg kippusid jagelema. Vot see on siis see, mina loen praegult samamoodi seda lugu ära, et meil on näiteks 5 erakonda on seal 100 mehega sees, see on üks rood ja roodus on 5 erakonda, nad omavahel nagu kaklevad ja siis pärast rivistuvad nad jõuluvana ees jälle üles, see on üks selline sõjaväe osaline värk. Ja ka ma olin seal üksinda, ma ei olnud kellegi poolt ja nad austasid mind. Oli nügimist küll seal, ma ei hakka sellest rääkima, aga saapaid ja neid ma ei hakanud kellelgi puhastama, ei hambaharjaga, ei niisama. Ja ma ei läbinud neid lolle Starikovšina ja muid neid mõnitusi ja muud etappi, sest palju mõni oli niimoodi, et see on see lugu, et on teistpidi, et ei ole vaja. Ja näete, nüüd küsime järgmise küsimuse selle koha pealt siis. Kas peaks hakkama hooga ainult ühte liiki maavara kaevandama või mõtleks korralikult läbi, sest ühe kopastäies võib neid maavarade liike palju olla? Küsimus teile, ma ei hakka siin midagi ütlema. Kas ei peaks peale fosforiiditehase tellima ka teiste väärtmaavarade tehaste projekte? Näete, siin oli, et ainult fosforiiditehase projekt tellida või oleks vaja. Ja selle kohta ma ütlen teile kohe ära, tuletage nüüd mõni aeg meelde, mis linn oli Sillamäe. Sillamäel oli ja Sirgala. Sirgala juures leiti tollal natuke uraani, siis ehitati kohe Sillamaale selline kinnine linn, tehas sinna juurde ja see tehas hakkas tootma pärast fosforväetist ja lämmastikväetist. Ja mul vennas oli lämmastik ja fosforväetise tilli peal vedaja, käisin ka seal tehases ära. Nii et näete ise, juba tollal ajal oli Sillamäe oli fosforiidiga ära ja kuna Sirgalast natukene oli seal seda, aga tehas pandi hooga püsti, siis hakati seda maavarandust, seda kraami, seda koledat fosfor ja muud väetise algmaterjali ja uraani ja kõike seda rämpsu tooma Uraalidest Venemaalt kohale. Rongidega tulid ja toon näite ka lihtsalt, ega kes seal töötas tehases, sai kohe Žiguli või auto ostu loa aasta jooksul, aga mis temaga juhtus 2 aasta jooksul, kui ta juba Žiguli ja selle ära ostis, ta rohkem kaua ei elanud. Sai küll 250 rubla, mis oli kõva raha, aga tervis läks all ja sõnade kinnituseks, kui keegi käib ka seal Saksa sõjameeste audasid vaatamas, siis võiks vaadata sinna allapoole, vaadata neid Sillamäe just 70-ndate, 80-ndate aastate hauakivisid, kui pikalt nad seal, need noored poisid on seal elanud. No vot, see on nüüd fosforiit ja fosfor ja lämmastikväetise värk, mida toodeti seal. Nii, 3. küsimus. Kas ei peaks, selle me küsisime, kas ei peaks veel ühe tehase, et hakkaks eraldama, et kopa lööme lahti, võtame väikselt välja, et sealt saime fosforiiti, sealt saime natuke kulda, sealt saime liitiumi ja need siis ära eraldada, mitte visata unnikusse ja siis jälle hakkame tohtama ringi. Nii ja viimane, mille pealt ka küsimus, näete, Eesti Energia juhi mõtte, et peab kaevandama keskkonnasäästlikult. On ju õige? No, mõelge. Kõiki asju võib kaevata, kõiki võib kinni panna, see on kaevamine, mitte selle peale kaevandamine muidu, et võeti natukene, panti midagi tagasi, mitte ei tulda hooga peale, hurraaga, kõik laiali ja tehtud ja lagunenud kõik. Ja selle näituseks lähme siis järgmise slaidiga edasi. Võtame siis ajaloo, näete, siin võtame jälle Postimehe lahti,
kuupäev on näete 30. september 2014. On näha, et juba 11 aastat tagasi kirjutati midagi eesti keeles selle kohta. Ja loeme koos ära, näete, pilt on kõrval. USA kosmoseagentuur NASA avaldas uued satelliidid kaduva Araali merest, mis oli tegelikult sisemaal asuv umbjärv. Need läheb ära. Ja pool sajandit tagasi oli Araali meri oma suuruselt 4. järv maailmas. On ilus number, 4. suurusjärv. Ja võt Kasahstani ja Usbekistani piiril asuvasse järve suubuvaid Amur, Darja ja Sõrdarja jõgeseid hakkas Nõukogude Liit pärast teist maailmasõda põllumaade niisutamiseks mujale juhtima. Jõgede vett kasutati eelkõige puuviljapõldude kastmiseks. Võib öelda, et see oli ainukene koht, kus vatti saadi just Usbekistanist. Ja naistel oli tegemine nendel see kuupuhastus, siis nad ajasid seda vatti defitsiiti küllaltki tihedalt ja tahelt ära. Võtta ei olnud. Ja võt prooviti siis ruttu midagi niimoodi sees teha. Annab ju meie rohepöörde mõõdu välja vist või. Nii, ja vaadake nüüd, jätke meelde see number 2000, mis tuleb pärast jälle uuesti ligi. 2000 aastate alguses jagunes Araali järv 2, näete, nüüd algus oli ta täis ja suur, siis ta läks 2. Nüüd oli algus ja teine. Ja järve suubuvad jõgedele rajati 2005. aastal tammid, mille abil suunati enamik veest järve väiksemasse põhjas asuvasse ossa. Suurem, näete, lõuna pool asuv järve osa jäeti kuivama. Näete, pildil on ilusti näha siin, et seda siin ei ole enam. See on läinud siin, põle. Ja vot see on nüüd maailma, võime ligeda siin samas meie ligidal, natukene maad minna ida poole, on selline katastroof tehtud. Vot siin on nüüd loodusele teine küsimus, mis oli, kas maailmas on inimkätega tehtud loodusele kurja. Nii et loodus ei ole andestanud. Ja vaadatage, mis see loodus nüüd ei ole andestanud. Nüüd tuleb värskem pilt, näete, 2024 aasta tagasi. Jälle võite lugeda Postimehest. Postimehest on üks, praegult ma ütlen, et on ikka normaalseks leheks jälle tagasi minemas massiteabevahendites. See on minu subjektiivne arvamus. Ma ei räägi midagi reklaami, ma ei tea kellegi. Lihtsalt nii nagu mõtlen. Ja nii näete, mis siin ütleb. Vaadake, ilus pilt on tehtud noori kooli lõpupeol Aralskis, mis oli kunagi Araali mere suur sadamalinn. Näed, neiukesed, noormehed siin, palju neid on? Vähe. Ja näete, nüüd ütlebki, Araali mere piirkonna mürgine keskkond on pärssinud noorte arengut ja toonud kaasa probleemid viljakusega, leidis Venemaa ja Usbekistani teadlaste ühisuurimus. Näete, 2024. kirjutati ilusti, teadlased ei lähe selle sõjaollusega kaasa sinna. Ja teadlased avastasid, et taimekaitsevahendite, raske metallide ja klooriühenditega saastunud keskkond häirib areneva organismi hormoonsüsteemi. Näete, see rahvas on välja suremas. Siin ei ole midagi öelda. Nii et proovime ka järgi teha, eks ju. Olukorra muudavad hullemaks liivatormid, mis kannavad igal aastal kuivanud merepõhjast ära 75 miljonit tonni mürgiseid soolasid ja liiva, ohustades veelgi kohalike tervist. Nii et vaadake, tõmbame nüüd väiksed paralleelid ka siia. See on jälle minu subjektiivne mõtlemine. Võtame metsad maha, paneme need päikesepatareid maha, seal all miski asi lill, miski ei kasva, hakkavad tuuled pöörlema, saame liiva kätte ja asi toimib meil. Oleme selle Amur, Darja poiste ja tüdrukutega ühes paadis. Nii. Ja vot sellest lähme siis edasi, kui me nüüd see katastroof ei tee nagu meid natukene tõsiseks, sellepärast, et kui ma käisin koolis, siis seal, kus tahetakse praegu Unda ja see kant, algavad kõik meie jõgede allikad pihta ja kui see nüüd kuivaks lasta, siis
oleme nendest oma jõgedest Pärnu ja teistest, nii Viljandijärve ja muud kraamist ka ilma. Nii et võime seda küsida, aga meil need geoteadlased nagu Anto Raukas enam ei toeta seda juttu, aga räägivad, et vaja puurida ja puurida, nii nad edasi. Lähme siis edasi, näete. Ja vaatame siin nüüd aastaarve, võtate jälle lahti, saate ilusa pildi siin, vaadake hoolega, näete, mis on Nauru saarest ja sealt on see fosforiit välja kaevandatud käsitsi ja niimoodi labidaga need geokarbid, mis meil ka tuleb geokarpidega. Fosforiit või fosfaat on ju P2O3 või vist oli selline lugu, et on põhiline fosfor on sees. Ja fosforil on selline lugu, nagu olete kuulnud, toon ühe näite ka, kui ma olin kunagi seal Lihula omavalitsuses ja saadeti, ehitasime puhastusseadmed, siis sai Kuopios käia ja seal hakati hooga näitama Prantsusest vastu võetud puhastusseadet 3 reoveevanniga. Ma kohe küsisin, milleks teil 3 reoveevanni on vaja. Oi, see on hea Prantsuse oma. Ma küsisin, palju teil Kuopios merevee temperatuur tõuseb suvel. No kõige palavamal ajal Kuopios, 12 saab, ma ütlen tervist. Siis teil ei ole ju fosforit üldse vees näha, kui teete veeproovi, kas te teete? Ei, meil seda reovee hinna sees ei ole. Ma ütlen, et meil on see sees ja see on väga kallis hind. Ja see fosfor panebki need biotiigid kinni kasvama. Siis nad vahtisid nagu lollakad, et üks kohalik mingisugune Eesti loll tuleb Kuopio teadlasi Keskkonnaametis õpetama. Nad olid nii vihased. Ma ütlen, palju siis see projekt maksis 3 vanniga. Saate selle valmis, saate õue panna näidiseks. No selline on väike kõrvalpõige ka, et natukene segasin, aga ega siis kui on raha saadud, siis kulutada oskab igaüks. Ja vaadake nüüd, mis selle Nauruga sai siis. 1900 Briti ettevõtted avastas saarel fosfaadi. 1906 algas fosfaadi ehk fosforiit, kuidas keegi nimetab, kaevandamine. Suurbritannia jagab kasumit Saksa firmaga. Näete, 67 naurulased saavutasid kontrolli fosfaatide kaevandamise üle. Selle kohta tuleb mul ajaloo oma ajusopist välja, olid selline ajakirja, nagu vist oli Ajapulss või oli Horisont. Ma lugesin ka veel raadiot vene keelt, sealt oli midagi tehnokraat. Ja seal kiideti seda asja nii tihedalt üles, et vaadake nüüd naurulased, palju neid seal on. Nende mitu põlvkonda ei pea tööle minema, nende ei pea midagi ostma, söök, toit, kõik nad elavad nagu kuningakassid ja nimetati ära, et vot see on nüüd kommunistliku süsteemi üks parimaid näidiseid. Kui teil on ikka see asi olemas, siis te elate väga hästi. No vaat, ja ma lugesin lolli näoga ära, sest nad isegi tõid nähtavale sellised ära, et kauplused, mis on lahti seal Naurus või seal kohalik ei lähe, sest kohalik ei oska teise kohaliku käest raha küsida ja siis toodi võõrmüüjad sisse. Ja mis kõige huvitavam, teile ka küsimus natukene, proovime koos ära vastata, et mis siis toimus, näete, kui naurulased said endale nüüd üle selle kaebab, näete, Nauru kaebab Austraalia rahvusvahelisse kohtusse 89, et nõuda eestkoste perioodist pärinevate täiendavate fosfaatide autoritasude ja kaevanduskahjude hüvitamist, natuke raha. 93. Austraalia nõustub maksma 20 aasta jooksul need $73 miljonit kohtuvälise kokkuleppe. Võtame nüüd, näete siit 93. 20 aastat tagasi jõuamegi 61 või. Näed, sinna sellel ajal hakkas siis Austraalia möllama. Ja nüüd mõtisklege sellise ära, kes seal kaevanduses töötasid. Väike küsimus. Kui näete, Briti ettevõtte avastas selle fosfaadi ja Suurbritannia hakkas jagu Saksa firmaga.
nii, töölised kust tulid? Ütlen teile lihtsalt ette, kui te mäletate ajaloost, kellega asustati Austraalia, kui seal elasid kohalikud. Oli ju sedasi, et see isegi räägitakse, et kehva inglise keel vangidega ühend ära. Ja Austraalia vanglatest, kui vaatate, lööte selle BBC või selle nauru, ükskõik mille lahti tulevadki vangide pildid ka, kuidas nad hambaid pesevad seal telkide kõrval, kuidas nad fosforiiti kaevanud. Ja mõtelge, kas ei ole siin mingit paralleeli, meil siin hiljuti oli jutuks, oli selline, et meil on vanglad ju tühjad, need on vaja rendile anda. Mõelge, kas ei ole midagi sarnast, fosforiit ja vanglad ja kellele rendile ja nii edasi. Nii et ma olen kogu aeg rääkinud, aeg on konstantne. Ta tuleb ja kolistab jälle pendliga ukse taga. Nii, ja näete, nauru ühines siis 1999. aastal ÜRO-ga ja 2000-ndatel lõpetati fosfaadi kaevandamine. Noh, palun, 2000 sai läbi ja mis siin eespool oli ka 2000 oli jutt. Korraks tagasi, näete, 2000 jagunes kaheks ja siis kohe natukese aja pärast pandi tammid ette, nii et Nõukogude Liidus jama lahti, naurus jama lahti ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd paneme siis selle olukorra nagu kokkuvõtte ära, mõelge nüüd ise. Kui see süsteem ja see kaardimäng, mitte kaart, power ära, aga male on siin paremini välja võetud, siin on ju male käigud näha, mida tehti selles naurus, kuidas tehti, kuidas kokku lepiti, kuidas siis lasti nad vabaks, kuidas nad ÜRO liikmesse tulid ja nii edasi, nii edasi. Ja mõtisklege ÜRO, mis ennem oli peale sõda, mis organisatsioon oli, lihtsalt nimi muudetakse vahepeal ära ja jõuamegi ju sellise olukorra peale, et peame ikka rahulikud olema ja vaatama see, et me nende suured ju mängivad kokku, suurmehed mängivad malet ja kahjuks meil Riigikogus ja ütleme meie juhtimise ära, nad ei näe neid käike kuidagi ette, mis on ajaloos tehtud, nad ei viitsi ajalugu lugeda või ma ei saa aru, või on see raske lugeda ja ära mõtleme, ei, me oleme targemad kõigis, me ei saa olla targemad, sellepärast nullina sünnime ära. Kohe kui sünnime ema juures, siis me hakkame kohe vananema, me ei uuene kuidagi, iga päevaga läheme kaugemale ja 90 lööb ette, siis on asi tehtud. Ja ei saa aru, ikka me midagi teeme ja teeme. No ja mõelge nüüd see asi läbi, kas meil see pool ei ole ära. Nii, sellega kokkuvõtte olemas. Aitäh sulle, Andres. Selles suhtes ma kuulasin sinu juttu ja ütleme nii, et see rikkus ja heaolu kestab nendele elanikele nii kaua, kuni seda maavara jagub naurulastele 100 aastat ja nüüdseks on elu naurul elamiskõlbmatu. Aga kui nüüd vaadata Eesti ajalukku tagasi, kui olid need 80-ndatel ja need fosforiidisõjad, siis tegelikult Eesti on juba kannatanud selle all ja ka kaotusi kannatanud, suuri kaotusi selles suhtes, et ja sellest sai ajendatud kindlasti ka fosforiidisõda. Aga siinkohal lähme järgmiste küsimustega edasi. Kas Eestis on ka mingeid rohepöörde vastumõtteid? Kas Klintel kodulehel on ka mingeid olulisi uudiseid? Kas Klintel kodulehel on ka Eesti lipp esindatud? Palun, Andres. Nii, rääkisime tõsistest teemadest, et me oleme nagu väiksed ja tõrjutud ja võime hukka saada, võimegi saada hukka, aga me peame jälgima just neid asju suurriikides, mis toimuvad. Ei tohi nagu kiirustada, kui on kaks, ütleme, suurt looma, elevandid armastavad või nagu need
Indias räägivad, siis sellepärast teeme lahti ja vaatame, et sealt poolt midagi ikka tuleb. Nii et ärme kaota veel nii ruttu lootust. Nii, esimene küsimus oli, kas on nüüd rohepöörde vastalisi või mitte. Vaatame, mis siin kirjutati ja mõeldakse ise ju. Nii, kas meil on või ei ole? Keegi, kas Eestis. Eespool oli näidetes fosforiit ja selle kiirkorras kaevandamise küsimused. Ajalest olid näiteid nii Naurus kui Araali meres, mis tõid katastroofi. Siis kas massiliselt päikesepaneelide ja tuulikute paigaldame meie kliimas on loodusele kasulik või varsti maailma looja viibutab meie suunas sõrme asemel rusikat? Vaadake, nüüd ma siis küsisin ära, algust ei saanud aru, kas meil siin rohepöörde vastalisi on. Aga vaadake, need päikesepaneelid ja metsa maha raidujad ja need tuulikute ja nende robinal paigatamine, kas nad ei ole rohepöörde vastased, kuna rohepööre tähendab looduskeskkonna säilitamist otseselt, rohelisena, et ta oleks. Aga paneme paneelid maha, pole ei puid ega konnasid ega kedagi seal. Ja need mõtelge. Ja eespool nägime, et sellised loodusvastased tegevused, olgu need puna- või rohepöörded, on selle territooriumil elavatel olenitele hukatuslik. Näete, need on ära, kui jätkame nende tuulikute ja nende massilise sissevedamisega ja elektriautodega, siis mõelge seda asja ette, et esimesed ükskõik, mis asjad, autod või tuulikud, need tehakse korralikult läbi mõeldud. Ja ülikoolis auväärt professor Endel Ristein ütles niimoodi lihtsalt, et asja mõtlevad välja 3 teadlast, aga teda ratsionaliseerima, et kokku hoidma on, sinna pannakse 10 teadlast peale, et kaabel oleks vähem ja pruvisid vähem ja vidinaid vähem, et saaks ta ära. Ja sellega selle seadme, ütleme, varustuskindlus või töökindlus kohe kaob ära. Et ühe poldiga paned ära ja nii edasi. On autorattad ka on ikka 5 polti on kindlam, aga paljud niisugused nagu ralli omad pannakse 1 poldiga kinni ja nii edasi. Kõik on võimalik. Ja näete, ja momendil, nagu siin ma ütlesin, on tehtud viljakat maapinda täitvad need päikesepaneelid ja nii edasi, hakkavad kimbutama. Aga meile head uudised nagu on, soovitan seda kodulehekülge endal lahti teha, vaadata. Siin ongi just rohepöörde, ütleme sellised, mitte vastased, aga kes ei saa rohepöördest aru, need teadlased võib ka nimetada vastaseks, kellel on vastuväide, väide ja näete, siin kirjutab ära. Ja vot siin on nüüd üks konservatiiv, ütleb ilusti koos pildiga Ühendkuningriigi konservatiivid viskavad net zero bussi alla, selline pealkiri on. Kui selle ülevalt lahti lööte, net zero under the bus, Straub näete ja Kemi Badenhofi kõne võtame siit välja. Neto 0 aastaks 2050 on fantaasiapoliitika, see ei tule välja, ütleb kohe ära, odav külluslik energia on tsivilisatsiooni alus, nagu me seda praegu tunneme, naerab selle juures sarkastiliselt, et kõik elektrihinnad ja kütusehinnad on laes. Ja mäletan, et Nick Clegg lükkas tagasi idee ehitada uus tuumaenergia, sest see jõuaks võrku enne 2022 aastat. No vot, siin on näha, et enne 2022 või sellel 22. aastal pidi midagi suurt juhtuma. Mõelge, mis siis juhtus ligi 2,5 aastat tagasi. Ja see otsus on meile maksma jäänud miljardid. Ja nüüd võtame järgmise lehekülge. Näete ära, ma siin ei hakka tegema, aga Clinteli lehekülje peal, kus on teadlaste jutt ja näete, siin on konservatiiv home. Konservatiividele peaks see lehekülg
olema tuttav või ära sinna ta viskas ja ma vaatasin ära selle Kemi-Badenochi kõne 3 põhipunkti, panin siia sisse, võtame ta koos läbi, nii et meil veel päris põhjas me siin ei ole, kui Inglismaa nüüd ärkab, sest Inglismaa on selle tralli ikka kokku teinud korralikult. Ja näete, esiteks, avaldatud plaanid on täiesti segased, isegi kui saavutame absoluutse nulli, ei ole meil kogu maailmas neto null, kui teised riigid meil ei järgi. Meie edu heitkoguste vähendamisel on toonud kaasa maailma kõrgemaid elektriarveid. Need kulud hõlmavad peresid, kes on sunnitud asendama ideaalselt töötavad autod, boilerid ja pliidid sama asja kallimate ja vähem töökindlate versioonidega. Näete, esimene punkt. Me kõik oleme nüüd nagu aru saanud. Teine tõde, näete, isegi seal, kus on plaan, oleme maha jäänud, ütleme. Kliimamuutuste komitee ütleb, et 2040. aastaks peavad enam kui pooled Ühendkuningriigi kodudest ahjud välja lõhutud olema ja soojuspumbaga asendatud. Näete, nemad on seal tigedad, meil on ka ahjud välja ja saate raha, panete elektrikütja. Aga vaatame head statistikat selle kõrval, ta naerab. Eelmisel aastal paigaldati Ühendkuningriigis läbi aegade suurim soojuspumpade arv, näete, 50 000. See on parim, mida me kunagi teinud oleme. Nii et sellise kiirusega kulub eesmärgini jõudmiseks 340 aastat, mitte 15 aastat. Näete, 3,5 sajandit, siis saame välja lõhutud kõik Inglismaa ahjud. 2040 on siis rohepööre juba ei. Ja kolmas tõde, näete, ütleb selle kõik ära, need on olulised, meil ka jooksevad välja, et inimesed saaks aru, ärge mingi oma ahjude kallal. Kolmas tõde, me paljastame end massiliselt riikidele, kes ei jaga meie väärtusi. No, näitame ära, nii nagu oli siin see lugu Leedus, kus see sõiduk ära uppus, näidati kõigile, kui mida me teeme. Kes ei jaga meie väärtuse? Võtkem päikesepaneelid. Hea uudis on see, et kulud on viimasel 10 langenud. No päike. Kuid siin on vähem head uudised. 10 aastat tagasi sõltusime kõigi põhikomponentide osas suuresti Hiinast. Täna oleme veel sõltuvad. Näete, ütleb 60% nende tarnetest pärineb sööküttel töötavatest elektrijaamadest. Nii et see kaup, kõik need kiibid ja kõik komponendid, tiivikud ja päikesepatarei kraam tuleb ikka Hiinast ja kus on sööküte. Ja need lõppu panebki, need 3 tõde on põhjus, miks ma nimetan end nullskeptikuks, segased plaanid, ebarealistlikud eesmärgid ja tähtajad, liigne Hiinale toetumine. Nii et vaadake, radikaalid, kes siin on, see kodulehekülg, kellel on tundmatu, siis vaadake ta üle, aga Clinteli kaudu saate ka veel teistesse igasuguste radikaalide ja muude juurde minna, vaadata. Ja viimane, nagu siin küsimus oli, et kas ka Eesti on seal ära, kas Clintel kodulehel on ka Eesti lipp esindatud, näete, teeme lahti, ise vaatate ära, Clintel.org Estonia, ma ei hakka numbrid ette lugema, ehk jääb midagi huvitavaks ka, aga näed, üle maailma rohkem kui 1981 inseneriteadlast, kes seda rohelist värgist aru ei saa. Ja näete siin mõned, kes meil siin naabrid on, sellele samale kliimadeklaratsioonile on alla kirjutanud Soomest 4 inseneri, Rootsist näete 48, ikkagi kuningriik. Ja kui eespool nägite asju, mis seal oli, pakuti välja, Norrast on need 33, head artiklid on, soovitan lugeda. Venemaalt võtsin ka sisse need 8, et ta hoiab ka ära ilma peal, mis seal ikka tehakse. Hiinast on ka näete 4 ja Ungarist 10 ja nii edasi, nii edasi.
ja kui tahate vaadata, siis näete, lööte selle kodulehekülg lahti, kantrid on siin olemas, lipud tulevad välja ja asjad ja kõik on nagu paigas. Nii, me panemegi siis kokku. Nagu ma siin eespool juba ütlesin ka, et vaadake klientelit, vaadake seda Inglismaa konservatiivide lehekülge. Inglismaa teeb siin igasuguseid neid, pidevalt teeb neid ratsukäike, ütleme, male võtame, et küll käib seal ja küll käib tällal kohal, käib Euroopas ja käib seal vestlemas, aga ta ei ole enam Euroopa Liidu liige. Mäletate, 2020 astus ta välja, aga enam keegi me ei mäletagi, et ta on sealt välja astunud, nii et võid olla ka vaba liige, nii et mõelge Eesti poisid ja tüdrukud, kas ei või ka vaba liikmeks hakata ja paljud Šveits ja mis siin on, need on ka Euroopas asuvad ise, aga kas nad liikmed on, uurige natuke. Minu poolt kõik. Aitäh sulle, Andres. No nii palju võib öelda, et maailm on muutumas, konservatiivne pööre on tulemas ja ilmselgelt sellele rohekommunismile tõmmatakse kriips peale. Aga siinkohal aitäh, kallid vaatajad ja kuulajad, et olite meiega. Järgmise korrani. Nägemist.